Tere ka minu poolt kõikidele. Minul paluti siis paari sõnaga rääkida sellest, et mis on need mured siis, mis neid noori seoses veebiga kõige rohkem praegu nagu meile muret tekitavad. Et tegelikult, kui me räägime veebis käitumisest, siis me räägime väga palju sõnast kiusamine, mis puudutab kõiki vanusegruppe. Seal ei ole vahet, kas me räägime lastest või me räägime täiskasvanutest, lihtsalt meetodid on erinevad. Need mõlemad toimuvad küberruumis, aga need võib-olla lihtsalt saavad teistsuguse vormi ja teistsuguse sisukuse. Kahjuks täiskasvanud on näiteks palju õelamad ja palju kurjemad, aga laste puhul on see, et neil on võimalus internetis, tähendab, neil on vaja abi, et keegi neid toetaks. Et kui võib-olla koolis näiteks õpetaja tuleb, kui on kiusamissituatsioon, tuleb appi, siis internetis seda inimest seal kõrval tegelikult ei ole. Ja sellepärast igasugused läbimängimised, läbiproovimised, läbirääkimised, läbikatsetamised tekitavad selle olukorra, et kui see laps nüüd on üksinda siin arvuti taga ja temaga midagi juhtub, et ta mõtleb nendele olukordadele, mida ta on läbi mänginud ja võib-olla langetab õige otsuse. Sest tegelikult need kõige suuremad murekohad, kus meil lapsed nagu hätta satuvad, ongi sellised sotsiaalsed olukorrad, kus keegi kavaldab neid üle või keegi on nendega eriti õel. On see grupi kiusamine. Kõige rohkem tuleb teateid sellest, et tehakse grupi chat, kus hakatakse kedagi siis solvama, mõnitama, tema kohta inetusi rääkima. Tehakse libakontosid, tehakse igasuguseid libalehti. Siis nii nagu ka Elo juba mainis, et on ka täiesti see, et meil lastelt pressitakse raha välja, aga see ei käi niimoodi, et neid ähvardatakse millegi hirmsaga, vaid see käib väga peenelt. Näiteks nii-öelda antakse lubadusi, et ja, ma annan sulle 10 eurot, eks ju, kui sa annad mulle enda mängukonto üle ja tegelikult neid eurosid teisele lapsele üle ei kanta. Ehk siis lapsed usaldavad üksteist ja saavad vastu näppe nendelt lastelt, kes oskavad olla õelad. Ja on hea, kui meil lapsed neid asju nagu ise nagu läbi räägivad, läbi mängivad, et siis nad ka tegelikult oskavad olla valvsad ja oskavad nendes olukordadest paremini käituda. Veel muret tekitavamad on igasugused sellised, meil on ka lastele mõeldud igasugused sellised kohtingulehed või et otsi sõpru, otsi uusi tutvusi ja kui ma vaatan neid vestlusi, kus lastega on räägitud teemal alasti pildid, et näiteks keegi ütleb, et kui sa mulle praegu alasti pilti ei saada, siis sa ei armasta mind. Ja kui laps on kellegagi suhelnud võib-olla nädalate viisi ja talle öeldakse niimoodi, siis ta on sellises olukorras, kus ta peab langetama valiku, et kas ta tahab seda ägedat sõprust, mille ta nüüd on tundmatu inimesega seal veebis suheldes leidnud, kas ta tahab seda jätkata, see kindlasti oli väga tore, talle meeldis suhelda inimesega, kes oli valmis teda kuulama, või on see ikkagi ohumärk, kui keegi niimoodi ütleb. Samamoodi kõik need piltidega seoses, et need saadetakse näiteks noorele juba eelnevalt mingi alasti pilt, see kindlasti ei pruugi olla selle inimesega seotud, kes selle konto taga tegutseb, ja öeldakse, et näed, mina sulle saatsin. Miks sa siis mind ei usaldane, mina usaldan sind, saada see mulle samamoodi. Ehk siis neid asju on lastel vaja läbi mõelda, läbi rääkida, et sel hetkel, kui ta on seal üksinda telefonis, tal ei ole kedagi, kellelt nõu küsida, talle tuleks meelde, et ahaa, meil oli selles mängus selline situatsioon või et ma olen sellel teemal kunagi kellegagi rääkinud ja sellises olukorras selles turvalises mängukeskkonnas olnud ja tegelikult ma tean, kuidas tuleks käituda. Ehk siis see mäng kindlasti aitab kaasa. Ma usun, et on kindlasti neid inimesi, kes ütlevad, et nagu Maarja, et see on ju järjekordselt üks ekraaniga seotud asi, et see laps läheb sinna ekraani ja me tegelikult ju tahame, et nad läheksid välja mängima ja oleksid, ma ei tea, sportlikud, teeksid põnevaid asju, aga ma võin enda kogemusest öelda, et ma olen ühtlasi ka jalgpallitreener ja see, et me läksime näiteks lastega jalgpalli vaatama, no natuke aega nad vaatavad, aga mingi hetk sa näed, kõigil sügelevad käed, keegi juba tahab Robloxit lahti teha, keegi tahab oma mängus mingit järgmist etappi juba vallutama hakata. See nii-öelda mobiilide kasutamine ja mängude mängimine ongi see nende asi. Ja kui meie tahame neid aidata, siis me peame sinna samma asja sisse minema, et olla nende jaoks olemas. Et nad on seal, me tekitame selle mängu sinna ja nemad saavad seal õppida.
et ma arvan, et see on väga äge algatus, ma väga loodan, et see läheb hästi lendama ja jõuab paljude noorteni ja seetõttu meil tekib olukord, kus noored oskavad keerulistes sotsiaalsetes situatsioonides, mis kübermaailmas tekivad, turvaliselt käituda. aitäh!